Olen Timo Annuk, ettevõtte Top Green osaühing müügijuht ning juhatuse liige. Oleme Jõgeval Maaelu Teadmuskeskuse uues Venlo kasvuhoones. Hoone on mõeldud kasutamiseks Maaelu Teadmuskeskuse katseteks ning sordiaretuseks. Kasvuhoone tellija on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts. Top Greeni roll antud projektis on tarnida kasvuhoone ning selleks vajalikud minevad kasvatustehnoloogiad ning süsteemid. Tegu ei ole lihtsalt kasvuhoonega, tegu on laborkasvuhoonega, mis koosneb 9 erinevast kliimasektsioonist. Iga sektsioon on mõeldud eraldi kultuuride kasvatamiseks ning sordiaretuseks. Kasvuhoone ja kõik sektsioonid on juhitavad ühtsest süsteemist. Oleme tarninud ja paigaldanud spetsiaalse kliimaarvuti, mis suudab salvestada ning jälgida iga sektsiooni temperatuuri, niiskuse ning valgustugevuse andmeid eraldi. Oleme tarninud antud kasvuhoonesse hübriidvalgustussüsteemi. Süsteemiga tagame taimedele parimad kasvutingimused erinevate kasvuperioodile. Ideaalse õhuniiskuse saavutamiseks oleme tarninud ning paigaldanud erinevatesse kasvualadesse kõrgsurve udutussüsteemi, mis suudab tagada suhtelise õhuniiskuse kuni 98%. Kõik sektsioonid on varustatud kastmissüsteemidega. Tomatisektsioonis kasutame tilkkastmislahendusi ning teistes aretusosakondades kasutame algkastmissüsteeme koos pealtkastmispoomiga. Taustal meie selja taga on näha algkastmislaua, mille oleme ise tootnud. Algkastmislauad on mõeldud efektiivseks kastmiseks, et taimede juured omastaksid paremini toitained otse kasvupinnalt. Antud hoonesse oleme paigaldanud ja tarninud erinevad tehnosüsteemid. Selle hulgas oleme mõelnud projekteerimisel ning tööde teostamisel energiasäästule. Selleks oleme panustanud ning installeerinud kasvuhoonesse energiasäästukardinad ning rajanud ja projekteerinud kvaliteetse küttesüsteemi. Lumesulatuseks on projekteeritud spetsiaalne rennisulatusküte, mis on mõeldud ainult talviseks perioodiks, et kasvuhoone katusel ei tekiks liiglund. Usaldades Top Greeni meeskonda, pakume just teie aiandile sobivad kõrgtehnoloogilised lahendused ja tagame professionaalse järelteeninduse.